iseloomuga auto. Ilmselt kõige suuremaks plussiks sellel Navaral on, et tal on olemas snorkel. Et kui me satume sügavamasse vette, et me ei pea muretsema selle pärast, et me uputaksime ära auto turbo. Ilmselt on sellel autol ka põhjakaitse, et me ei pea muretsema, et kuskil kohas oksad või kännud või kivid meil mõne soolika kõhu alt välja tõmbavad. Ja ilmselt on ka selle auto kõrgus natukene kõrgem kui tavapäraselt, mis omakorda on siis meil abiks kivide ja kändude osas. Mul on olnud võimalus teha turistidega tööd niimoodi, et me viisime neid maasturiga Eestimaa loodusele ja Eestimaa kaunitele kohtadele võimalikult siis lähedale. Ja kuna mul oli ka paar head kolleegi ja sõpra, kes olid väga tugevalt seotud offroadiga, siis sai üht-teist neilt ka kõrvataval. Kõige olulisem on alati see, et sa saaksid aru, miks sa seda teed, kuhu sa lähed, millise varustusega lähed ja millised on sinu enda kogemused ja sinu enda võimekus. Liiv, muda, vesi, kõik nõuavad väga erinevaid kogemusi ja erinevaid sõidustiile tegelikult. Iga vend võib küll osta endale maasturi, aga see temast ei tee veel offroadi sõitjat. Et soovitan soojalt läbi mõelda, et kas see, kui sa keerad suvalises kohas metsa vahele ja suvalises kohas niidule, põllule, luhale, et kas see on päris okei, et see tegelikult ei ole, et ärme rikku meie kaunist loodust ja jääme ikkagi nendesse piiridesse, kuhu on mõeldud, et autod jäävad.